selline Striker ning selles videos ma teen teile ülevaate Nerf Elite 2.0 seeriast. Ehk siis ma tutvustan teile lühidalt igast selles seerias olevat püssi, siis näitan need teile laskmas ning kõige lõpuks näitan ma teile oma top lemmikpüssi sellest seeriast. Enne kui püsside juurde läheme, siis ma kiiresti selgitan teile, mis on Nerf Elite 2.0 seeria ning juhul kui te ei tea, siis mis on üldse Nerf. No ma arvan, et paljud teist teavad, mis on Nerf, et ilmselt muidu te poleks selle video peale klikanud, aga igaks juhuks räägin ära. Kui te teate, mis on Nerf, lihtsalt kärige edasi. Kui te aga ei tea, mis on Nerf, siis ma soovitan kuulata. Nerfi on lihtsa selgitus. Mängupüssid. Nerfi on olnud siuke Ameerika mänguasjade kompanii nimega Hasbro. Ning Nerfi püsse on väga palju, ma isegi ei tea kui palju, aga nagu väga palju. Ning püsside näevad erinevatesse seeriatesse. Nii nagu ma enne mainisin, siis täna räägime Nerf Elite 2.0 seeriast. Miks see seeria? Sellepärast, et see on kõige levinum seeria, mis Eestis praegu poodides on. On ka mõningaid uusi seeriad, näiteks nagu see uus Nerf N-Series, millest ma väga huvitatud ei ole. Üldse selle seeria kohta minu meelest päris ei teada, kuna jällegi selle püsse kohta päris tihti poodides. Nerfi seeriad on paljusid, ma mõtlesin, et nendest ka mingid ülevaate videod millalgi. Nerf Elite 2.0 seeria kasutab selliseid kaht sorti kuule, sellised tavalised Nerf Elite kuulid, sobivad enamustele Nerfi püssidele. Need tuleb enamasti kahte värvi, on siis sinine ja beige. Erinevad sellest originaalsest Nerf N-Strike Elite seeria kuulist. Ning neid kuule, nagu ma juba eelmises videos mainisin, kutsutakse N-Strike kuulideks või siis Elite kuulideks. Aga lähme nüüd püsside juurde. Ma tutvustan teile selles seerias olevat püsse selles järjekorras, millal nad välja tulid. Ehk siis kõigepealt vanemad ja siis uuemad. Ma üritan igatahes sellise järjekorras teha. Esimene on Commander. Commander peaks minu meelest olema kõige esimene Elite 2.0 püss, mis välja tuli. Miks see peaks olema mingi uus versioon vanast Nerf Elite Disruptorist või Strong Armist. Commander on siis vedriuga, ülevalt tõmbamisega ning kuuel asuga siuke silinderpüstol. Et laadida, tõmbad ülevalt. Lihtsalt lasta. Ja nii 6 korda teha. Sellel on kinnituskoht üleval ja 2 tükki all. Ning ka kinnituskoht taga ja ees. Commander on selline nagu klassikaline Elite 2.0 püss ning see on siuke hea 5-minutilisest lahinguteks. Ja see võib ka pikkadest lahinguteks hästi varupüstolina. See on siis Commander. Järgmine on Echo. Echo peaks olema uus versioon vanast Retaliatorist või siis Delta Trooperist. Echo on siis vedriuga, ülevalt tõmbamisega, aga magasinga püss. Et magasin välja võtta, tõmbad seda tagasi, vajutad päästiga vastavat nuppu ning magasin tuleb välja. See püss on veidi haruldane selle poolest, et teiste Nerf magasinpüsside puhul ei kuku selle magasin seest välja. Selle nupu vajutamine lihtsalt teeb selle magasini nagu vabaks, nii et välja tõmmata selle. Selle puhul pead seda nuppu lihtsalt korraks puudutama ja magasin kukub välja. Aga kui see välja jätta, siis püss ise on päris lahe. Sellel on siuke tagalise osa, millest küljest ära võtta, vajutades neid nuppe, mis siin külje peal on. Peab mõlemad korraga vajutama. Siuke esitoru. Inglise keeles siis barrel. Mõlemaid saab ka mingi teiste Nerfi püsside külge panna, millel on selline kinnituskoht olemas. Seda koos 10-kuulise magasiniga, see on siin magasin all kirjas ka. Kuid see sai panna ka teisi magasine. Nerfi magasine on paljusid, on 6-lised, 12-lised, 18-lised, 25-lised, 30-lised, 25-lised ja nii edasi. Igatahes see on Echo. Järgmine on Phoenix, ehk siis uus Strife. Phoenix on siis poolautomaatne magasinpüss. Et Phoenixi magasin välja võtta, vajutad jällegi päästiga vastavat nuppu, kuigi erinevalt Echost ei kuku selle magasin lihtsalt niisama välja. Lihtsalt võtad nuppu peal ja tõmbad magasini välja. Sa võid küll nuppu peal hoida niimoodi, teda tugevalt liigutada, aga see magasin ei kuku välja. Väga kasulik. Tuleb kogu sihikuga, saab küljest ära võtta ja teiste püsside panna, kui tahad. Kinnituskoht taga, kinnituskoht ees ja 1, 2 ja 3 kinnituskohta. Kuna see on poolautomaatne, on sellelt siis vaja ka patareisid ning selle püssil on vaja 4-2 patareid, mis tuleb sisestada siia ette. Et selle püssiga lasta, vajuta kõigepealt seda päästiku alla olevat väikest nuppu, vajad seda sekundi peal ning see vajad päästikule. See on poolautomaatne püss, seega selle saab ainult ühe lasu korraga ning sa pead iga lasu jääb päästikult vajutama. Aga ikkagi sa saab kiiremini kui vedriuga püssid. Tuleb koos 6-kuulise magasiniga automaatsele püssile veider valik Hasbro, aga okei. Soovitan pigem suurem magasine, nagu näiteks 10-lised ja 12-lised. Ning vahest isegi 18-lised saab rohkem lasta. See on Phoenix. Järgmine on Shockwave. Shockwave peaks olema siis suur versioon vanast Surgefire'ist. Shockwave on siis vedriuga, eeskangi tõmbamisega ning suke suur silinderpüss. See silinder või mis iganes seda kutsud, peab vist 15 kuuli
saad seda mugavalt ringi keerata, kuigi see teeb üsna vastikut heli. Kinnituskoht, 2 kinnituskoht üleval ja 1 all. Esikinnituskoht ja taagkinnituskoht. Searchfire oli veidi parem kui see püss, sest see oli natuke täpsem, ei teinud jubedat heli laskmisel nagu see ning selliselt natuke mugavam ja ka veidi väiksem. Aga otsustage ise, see on Shockwave. Järgmine on Volt ehk siis uus Firestrike. Volt on siis vedriuga, tõmbamisega ning ühe lausega püstol. See hoiab ka 2 lisakuuli käepidema all ning sellel on ka üleval üks kinnituskoht. Aga see tavaline püstol, vaid sellel on selline lahe sihtimislaser, mis on siin ees. Et see laser töötaks, on selle patareisid ning minu pärast on selle laserelva töötamiseks 2-3 patareid. See laser oli tugev kui Firestrike'il, aga lihtsalt on ikka natuke näha. Et lase keerama panna, vajutad seda päästvastavat nuppu ning lihtsalt ei suru selle nupule peale, vaid sa pead seda nuppu üles lükkama. Nema tee. Ja siis see laser tõesti ei pruugi väga palju näha olla, kui sul on mingi uue patareid, siis ilmselt päästab paremini. Aga selline laseri alles välja näeb. See on Volt. Järgmine püss on Warden. Seda püssi mul endal ei ole, aga mul on sellest ka üsna palju põhjus. Wardenist läheb väga kiiresti katki. Paljud teised nerfi youtuberid ja kogujad on neid palju lõhkunud ning ma lihtsalt ei tahtnud riskida seda püssi endal osta. Siin on selle pilt. See peaks tulema siis uus versioon vanast Roughcutist, kuidas kõige mind Roughcut oli palju parem kui see prügi. Seal on kinnituskoht üleval ning seal on 8 lasku. Siin nii kaua kui see töötab, on see siis vedriuga, alt tõmbamisega ning 8 lasuga sellega nagu shotgun püss. Laseb välja 2 kuuli korraga, aga sa või lasta 1 kuuli korraga, kus võitad poolt päästikut, võitad lõpuni, laseb välja teise. Selle suurust arvestades maksab see tegelikult Eestis ka päris palju. Aga kui talle pakub see püss huvi, siis ma soovitan pigem Roughcutti. See on siis Warden. Järgmine on Trio, ehk siis uus Triad. Trio puhul pole väga midagi erilist, 3 lasku, alt tõmbamisega. Ja selle on oma kinnituskoht üleval. Jah, selle püssi puhul pole midagi väga erilist, aga see on ikkagi selline väike kompaktne püstol, mida varupüstolina kasutada. See on Trio. Järgmine on Turbine, ehk siis uus Rapid Strike. Turbine on siis täisautomaatne magasinpüss. Erinev Phoenixist, mis on siis poolautomaatne, saad selle püssiga lasta siis nii, et sa jääd päästikuga peale ning püss muudki laseb. Tuleb koos 18 magasiniga täisautomaatsele püssile, päris hea valik. Et magasin välja võtta, vajutad seda päästi vastavat nuppu ning tõled magasini välja. Kinnituskoht üleval ja all. Ning et see automaatne püss on selle väga patareisid ning selle on vaja 4C patareid, mis tuleb sisestada siia. Näetakse, et see on natuke parem Rapid Strike, sest see on natuke väiksem ja tegelikult lasabki kiiremini ning olgem ausad, minu meelest näeb see ka veidi parem välja. Aga otsustage ise. See on Turbine. Järgmine on Eagle Point. Eagle Point pole minu meelest mingi uus versioon, see on lihtsalt uus püss. See on vedriuga, ülemalt tõmbamisega ning 8 lasuga silinderpüss. Seda püss näeb üsna lähe välja ning see on natuke tundub nagu sniper. See püss oli vahepeal päris kuulus, sellest oli palju reklaami, YouTube'is ja telekas ja nii edasi. Sellel on selline lisa sees, millest küljest ära võtta ja mingi teise püssi külge panna, kui tahad. Sellel on selline siik üleval, millest ära võtta ja mingi teise püssi külge panna, kui tahad. Ja väga taktikaline asi selle püssi puhul on ka see, et see hoiab varukuule. 4 siinpool ja 4 siinpool. See on Eagle Point. Järgmine on Ranger. Ranger ei ole minu teada ka mingi uus versioon, lihtsalt uus püss. See on vedriuga, alt tõmbamisega ning 8 lasuga püss. Taganitskoht, kinnituskoht üleval ning taktikaline asi selle püssi puhul on ka see, et see hoiab siin ka 5 varakuuli, mis on väga lahe. Ning sellel on 2 sellist nagu vööbissi nagu konksu või karabini kinnituskohta ka. See on Ranger. Järgmine püss, Ace. Ace peaks olema selline nagu mingi uus jolt. See on selline väga lihtne ühe lasuga alt tõmbamisega selline väike püstol. Nad millegi pärast lisasid sellega selline väikse sihiku, just nad veidi panid selle siia, aga selle sihikul on see eelis, et saad siia kinnitada varukuuli. Ma ei tea, kas see oleks mõeldud, aga igatahes töötab. Ning selle püstoliga on ka mugav trikke teha. See on Ace. Järgmiseks on Prospect. Prospect on siis selline lihtne 4 lasuga tamat tõmbamisega püstol, pole midagi erilist. Nad lisasid siia ka selline veidle sihiku, mida küljest ära võtta ei saa. See teeb püssi väljanägemise natuke paremaks, kuigi lasmisel sellest väga kasu ei ole. Ning seal on ka väike karabini kinnitus käepidema all. See on Prospect. Järgmine on Slideshot, ehk siis uus Snapfire. Slideshot on siis jällegi lihtne ühe lasuga taamat tõmbamisega püstol. Selle püssi puhul jällegi pole midagi erilist, aga selle püstoli eeliseks on see, et seda on mugav taskusse panna ning see 2 lisakuuli siin all. See on Slideshot. Nüüd me jõuame lahedate asjade juurde. See on Moroblitz.
Maruplits jällegi pole nii-öelda mingi uus versioon. See on poolautomaatne magasinpüss, selle püssil on magasin siin taga, veidi veider, tavaliselt on magasin püssidel magasin keskel, aga noh, miks mitte. Et magasin välja võtta, vajutab seda nuppu, mis see vastas on. See on 10-kulline magasin, noh, võiks natuke suurem olla poolautomaatsele püssile, aga noh, käib ka. Aga hoopis huvitavam on see eespoolne osa. See on siuke nagu shotguni stiilis kaur ning sa saab välja 6 lasku korraga. See on väga kasulik siis, kui sul magasin saab tühjaks, varumagasini pole, varupüstolit pole, vaenlane ikka ründab, puupast lägilehti raisk. Umbes 15 tõmbest piisab. Valitasid külje pärast nuppu, see mõlema poolel, parem osa kui käelistele. Ning lasad. Sellega saad tõenäoliselt alati vastu pihta. Ning selle on ka kinnituskoht üleval ning külje peal. Ning selle on ka selline veider külgehidurid sihik, mis on siin. Natuke ebamugav on siin läbi vaadata, sest see asi jääb ette, aga noh, sihik näeb okei välja. Ning selle on karabini kinnituskoht, siin käib pidama all. See on Maruplits. Aina paremaks läheb. Järgmine on Storm Charge. Storm Charge on siis poolautomaatne magasinpüss. Et magasin välja võtta, vajutan magasini peal olevat nuppu ja võtan magasin välja. Läheb koos 6-kullise magasiniga. Jällegi soovitan suuremat, aga noh, käib ka. Kinnituskoht üleval, tahakinnituskoht, inglise keeles siis stock. Tuleb koos sukse esitoruga, mis saab küljest ära võtta. Paljud inimesed arvavad, et Storm Charge on see uus Strife. Minu meelest on ametlikult uus Strife ikkagi Phoenix, kuigi ma soovitan ikkagi Phoenix asemel kindlasti Storm Charge'i. Erinevalt Phoenixist ei ole selle kogu raskus ette suunatud, raskus on mõlema pool suht võrdselt ning Storm Charge on hea valik, kui sa suudad leida Strife'i. Ning et see on poolautomaatne, on seal vaja 4 patareid, mis lähevad siia. Storm Charge on pärit sükses nagu Nerfi liiklus.0 nagu alaseeriast, mille nimi on Wild Edition. Ning minu teada on sellest seeriast 2 püssi. No tegelikult 3, sest prospektist on ka süge nagu tuumasinine versioon olemas. Aga põhiliselt on sellest seeriast ainult see ja järgmine püss. See on Storm Charge. Järgmine on Trailblazer. Seda püssi kahjuks ka ei ole, aga see on palju selline. See on ka sellisest Wild Editioni seeriast. Need on värvid, mis on sarnased, aga Trailblazer on siis vedriuga ning on koos sellise kukega, inglise keeles siis hammeriga, mille sa pead siis igal asjaks alla tõmbama. See on üsna sarnane hammershotile, mis on samuti kukega, aga sellel on 5 lasku. Ma ei tea, mis seal on kinnituskoht ülesse, panin ainult alla, mis on veider valik, aga noh, okei. See on siis Trailblazer. Järgmine on Quadfire. Quadfire on siis vedriuga, 4 lasuga ning tagant tõmbamisega püstol. See on väga sarnane prospektile, aga sellel on siuke mingi plastikutükk siin käepidema all. Ma ei tea, mis ma panin selle siia, aga noh, sellega trikke teha. Sellel on ka siuke väike sihik ning ka kinnituskoht all. See on Quadfire. Järgmine on Operator. Seda püssi mul samuti ei ole. Aga Operator näeb välja selline. See näeb üsna lahe välja, ma tean, aga sellel on siuke veider asi, et sellel on 2 lasku. Selle suurust arvestades väga veider. 2 lasku hästi pro. Mida sa teed tõesti nagu? Mida sa teed? Seda püssi ma ostetakse põlistanud selle välimuse pärast. Lahingus pole väga üldse kasulik. Seda kustakse külgehidurid sihikuga, mille ära võtta ei saa. Ning see on tagant tõmbamisega ning siis loomulikult vedriuga. See on Operator. Järgmiseks on Tetrad. Samuti mul seda ei ole. Tetrad on siis vedriuga, alt tõmbamisega ning 4 lasuga püss. Näeb välja nagu tuleks kaasa sellise tahakinnitsusega, aga seda küljest ära võtta ei saa, seda küljest kinni. Jällegi tetrade puhul pole väga midagi erilist. See on tetrad. Nüüd läheb lõbusaks. Double Punch. Double Punch on siuke väga eriline ja omataoline püss. Sellepärast, et esiteks see ajab 2 magasiini. Sellel on 2 tooru. See laseb välja 1 lasu siis, kui võtab päästiku alla. Ning teise lasu siis, kui võtab päästiku lahti. Ehk siis see põhiliselt laseb jälle 2 lasku 1 päästiku vahetusega. Seega see võib lasta selle püssi väga kiiresti. Tuleb koos 2 10-kullise magasiniga, et välja võtta, vajutab seda nuppu, mis külje peal on. Võtta välja. 10-kullised magasinid siukse kiire püssi jaoks on minu meelest liiga väiksed. Soovitan ikka kasutada 12-lisi või isegi 18-lisi magasine, siis see lastab palju kiiremini. Ning selle püssil on kinnituskoht üleval. See püss näeb päris lahe välja, see on siin keskelt lähivaiste, nii et saad näha, kuidas see kogu kuulide väljasmiste süsteemi ja kuidas kogu see mootor välja näeb. See on Double Punch. Viimaseks Spectre. Seda püssi on samuti ei ole, aga see on välja selline. See on päris uus püss, ma arvan, et seda ei ole veel Eestis saadaval. Või kui on, siis ma arvan, et see peaks olema olemas Kaup24. See on vedriuga, 6 lasuga silinderpüss ning see tuleb koos sukse tagaesiosaga, mis mõlemad küljest ära võtta. See on Spectre. Need on siis kõik liikluspoolt püssid, mis minu teada praegu olemas on.
Nüüd näitame teile kõik need püsse laskmas. sellisena püsti laskmine.
Viimaseks näitama teile oma top püsse sellest seeriast. Sellest seeriast valisime välja 4 lemmikpüssi, mis on minu meelest kõige kasulikumad, lõbusamad, praktilisemad ja taktilisemad. Siin nad on. Esimene on Commander. Ma valisin selle püstoli, sest see on väga nagu lihtne ja mugav püstol, mida lahingus kasutada. Saad siia igasugu lisasust külge panna, taha, ette, üles ja alla. Saad seda püssi muuta ning see näeb ka päris lahe välja. See võib nagu nii lühikesteks 5 minutikes lahinguteks, kui ka pikemaks lahinguteks, kas siis põhipüssi või arvupüstelinena. Lisaks see ka maksab vähe ja võtab vähe ruumi. See on su esimene top püss. Minu teiseks top püssiks valisime välja Turbine'i. See on minu meelest natuke parem püss, kui selle eelmine versioon Rapid Strike. See laseb natuke kiiremini. See on natuke väiksem, kergem ning ka näeb natuke parem välja. Ning seda on ka päris lõbus lahingut kasutada. Seega see on üks lemmikpüsse. Järgmiseks on Storm Charge. Ma valisin selle püssis sellepärast, et mulle meeldib Strife ning see on nagu liikas puhkunud Strife. See on minu meelest ka parem kui Phoenix, sest see on väiksem, kergem ja mugavam. See on hea valik põhipüssiks. Saad siia lisasust külge panna, ette, taha, ülesse ja saad siia rihma külge panna. Ning see on ka hea valik, kui suudad leida Strife'i. Sellepärast on üks mu lemmikutest Storm Charge. Viimane püss on üldse ka mu kõige lemmikum ja liikas puhkunud püss ning see on Motoblitz. Motoblitz väga meeldib mulle, esiteks sellepärast, et see on pool automaate, saab lasta kiiremini täpsemini. See on lahingus väga kasulik, see näeb lahe välja, seda püssi on mugav kasutada. Kinnituskoht üleval, kinnituskoht külje peal. See on päris suur püss, aga see teeb natuke selle lõbusamaks ja lahedamaks ka. Mainivad seda, et mida rohkem sa pumpad, seda tugevam on lask. Seega kindlasti ei otsita mingit taktlist ja lõbusat ja liikas puhkunud püssi, mida lahingus kasutada, sa võid soojad Motoblitzi. Sellest korraks siis kõik. Loodan, et saite endale parem ülevaate, mis on Nerf liikas puhkunud seeria ja mis see ennast kujutab. Kindlasti subscribe'ige, likeige ning varsti näeme!